SolidWorks Enterprise PDM võimaldab firmadel kiirendada detailide heakskiitmisprotsesse, et vähendada vigu ja parandada efektiivsust toote loomisel. Paljusid kitsaskohti saab vältida automatiseerides mudeli väljastamist tootmiseks ja tehes hilisemaid muudatusi disainis. Et seda illustreerida, logime sisse SolidWorks Enterprise PDM tarkvarasse peakonstruktorina. Vaatame, millised detailid vajavad ülevaatamist. Selleks teeme otsingu Workflow liba alt failidele, mis vajavad heaks kiitmist. Tulemus näitab, et heaks on vaja kiita 2 faili. Kasutades eDrawings vaatlusprogrammina, pole vaja isegi faile avada. Olles tulemusega rahul, vali failid, kasutades paremat hiireklõpsu ja muuda olek heaks kiidetuks, lisades vajaduse korral kommentaari. SolidWorks Enterprise PDM on ehitatud nii, et heaks kiidetud joonistest tehakse automaatselt PDF-fail. Sellele on lisatud ülevaatamisel tehtud märkused ja joonise number. Hetkel pole seda koostu, kus kasutame muudetud detaili, üle kontrollitud. Disainerid ei saa teha muudatusi enne, kui järelvaataja on failid viinud teise seisundisse. Seda saab teha, märgistades ülevaatamist vajavad failid loendis. Detailile muudatuste tegemiseks tuleb failile teha checkout ehk võtta see endale muutmiseks. Olles saanud faili oma valdusesse, saab seda muuta või nagu praegusel juhul kasutada eDrawingsit, et näidata juhiseid disainerile. Järgmiseks teeme uue muudatusteatise. Selleks valime vajaliku projekti ja lisame märkme, mis viitab muudatustele. Programm on disainitud nii, et see märkus lisatakse automaatselt projektiga samasse kausta. Tehtud muudatusi saab viidata koostule, pärast mida koostufail ennast automaatselt uuendab. Seejärel viime faili tagasi süsteemi, vajutades Check-in nuppu. Nüüd logime peakonstruktori rollist välja ja logime sisse disainerina. Sisse logides on märgata hüpikakent, mis teadvustab mitmest uuest teatisest. Teised märkused näitavad, milliste konkreetsete failidega on vaja tegeleda. Et failiga tööd alustada, tuleb lihtsalt klikkida märkuses oleval dokumendi lingil. Selles näites alustame ECN failiga. Kui avada Contains riba, siis programm näitab koostu, millesse detail kuulub. Kui taolisi ülesandeid on palju, säästab see päeva või nädala lõikes palju aega. Siin on näha 3D disaini kaust, kus saab koostufaile SolidWorksis avada ja seal teha vajalikke muudatusi. Olles muudatused ära teinud, tuleb muudetud failidele taas teha check-in, et nad uuesti süsteemi suunata. Nagu näha, SolidWorks Enterprise PDM tarkvara võimaldab ettevõtetel kontrollida toote disaini, juurdepääsu failidele ja lihtsustada dokumenteerimisprotsesse.